Lihtsalt pildistad, loodetus tuleb. Seemned ka, jah. Et nüüd teine võimalus on see, et selleks, et seemned ei tuleks sisse, siis võib-olla väike sõel siin pausi taha. Ja teine asi on see, et sul on enda käsi siin vahel. Et siis sa püüad ühe käega seemned kinni ja teise käega lihtsalt pildistad seda mahlasid sidrunisest. Tee need natuke väiksemaks. Muidu ise sibulat sööta. Aga kui on suured tükid saati sees, siis ka sööta. Või siis ei sööta. Sööta. Ja siis sina koristad laua vahepeal ära ja siis tükerdame need kirnid ära ilusti. Ja rohelist sibulat võib ka tükerdada juba. Rohelist sibulat veel seal. Aga teate, neid marmelaadid ei pea nüüd turustama, need peate proovima siia sisse segada, jah, lihtsalt on ju. Rusikaga seda või? Siis me oleme ju viilinud. Mis meil pole? Või sa tõesti seda teeme külge. Nüüd peab vaatama, et hästi ühesugune rull saab. On igalt poolt ühesugune. Et kui ta on keskelt on paks ja äärtest on peenike ja pärast me hakkame sama pakse viile lõikama, siis teie kindlasti tahaks olla see, kes sealt äärest saab selle hästi õhuks ja rulli aina, kõik hakkab paksu saada. Tervist, enne kui me söögi ette loome, ma tutvustan ennast, et mina olen Toomas ja täna ma olen koos oma abilise Ritaga tulnud siia süüa tegema appi koolikokale ja tahtsin täna natuke teistsugust toitu pakkuda, kui te võib-olla muidu olete saanud, et kaasasime ka teie kooli õpilased selleks ja proovisime vaadata kokandust mitte ainult kui kõhutäitmist, vaid ka kui kokakunsti. Ja eks teie kord oli hinnang anda, et kui hästi meil välja tuli, et eelroaks on meil täna supp ja ma nimetasin selle Shreki lemmiksupiks, et nii kui te seda näete, siis saate kohe aru, et supp on rohelisem, kui Shrek ise oli. Ja seal juures on tehtud siuke väike tükike krõbe kala, et me võime pärast rääkida sellest kalateemast nagu pikemalt, et see vahel mõned arvavad, et söökala. Ja need natukene teevad, aga vaata siit sest katsuse kätte saada. See umbrohi. Vaata. Mis sa leidsid? Jah. Kroos. Melani, kas sa mäletad, kas need on melonid või arbuusid, kui meil need on? Ma tõmbasin vist mõlemad. Need. Päris hea. Kodumaine. Ei pane suhkrut sisse. Me ei pane mahlale suhkrut ega vett ka. Täiega hea. Ja siis saate sinna laua juurde, minge võtke endale sealt saia moosi ja saate mahla ka sealt kannustada. Vedelikku paneb siis pärast peale üle. Et see poleks.